USA president Donald Trump teatas uuest eesmärgist sõjas Iraani vastu ning Pärsia lahe piirkonna liitlased kutsusid Trumpi üles alustama maaoperatsiooni Iraani režiimi kukutamiseks. Trump kohtumisel Liibanoni presidendiga teatas uuest eesmärgist. USA ründab Kirki mäge Iraani maa-alust tuumaobjekti Natanzi lähedal. Donald Trumpi sõnul on see juba otsustatud küsimus ja jäänud on vaid ettevalmistustööd läbi viia. Iraanlastel on parem sellest piirkonnast eemale hoida ning ameeriklased hoiatavad neid selle eest. Samal ajal teatab Bloomberg, et USA liitlased Pärsia lahes avaldavad Donald Trumpile survet, nõudes maavägede sissetungi Iraani ja lõpuks naftaterminali hõivamist Kharki saarel. 21. juulil toimunud senati kuulamistel nimetas USA kaitseminister Pete Hegseth selle sõja hinna. Praeguseks on see $37,5 miljardit ja kohe palus Pete Hegseth kongressilt veel $67 miljardit. Kuid ta ei suutnud ikkagi vastata, mis on selle sõja lõppeesmärk ja miks. President Donald Trump petis ameeriklasi avalikult üle 30 korra, väites neile, et USA on selles sõjas juba võitnud. Kui te juba võitsite, siis milleks teil on veel vaja $67 miljardit? Iraani sõjaline juhtkond Hatam al-Biyah on juba vastanud ja nad ütlevad, et iga rünnak tuumaobjektide vastu loetakse sõja laienemiseks piirkonnas. Üldiselt vaatame selles saates üle, millist mäge Donald Trump kavatseb rünnata, miks seda pole siiani pommitatud, kes surub Trumpi maismaaoperatsioonile ja kui palju see kõik juba Ameerikale maksma läheb. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, Donald Trump tunnistas täna esimest korda, et Iraani tuumaprogramm on elus ja õitseb. Kuigi ta kinnitas eelmisel aastal pärast juunikuu rünnakuid, et Iraani tuumaprogramm on täielikult hävitatud. Ja kõiki, kes väitsid vastupidist, nimetas ta fake newsiks. Kui te mäletate, siis ta väitis, et pärast juunikuu pommitamisi Iraanil enam tuumaprogrammi pole, kõik on läbi. Kui CNN ja teised kirjutasid, et ei, see on siiski alles, ütles ta, te kõik olete fännid. Fake news, kuidas te julgete? Ma ütlesin, et kõik on juba hävitatud. Fake news, CNN? Jah, nüüd läheb lahti, oodake, kuni kuulete seda küsimust. Oleme kogunud täiendavat luureinfot, rääkinud inimestega, kes on seda kohta näinud ja see koht on hävitatud ning me arvame, et kõik tuumaga seotu on seal all. Nad ei viinud seda ära. Ja eile Valge Maja ovaalkabinetis ütles Trump iraanlaste kohta järgmist. Tsiteerin. Nad üritavad taastada tuumarajatist, me ründame seda rajatist, iga rajatist, kus nad isegi mõtlevad tuumaasjadele, me lööme väga jõuliselt. Pärast seda väljendas ta end veelgi konkreetsemalt saates The Hack Heavy Show. Tsiteerin. Kirka, võimalik sihtmärk korralikuks suureks löögiks otse peaukse ees. Me hävitame Kirka mäe. Kirki, ütle iraanlastele, et nad oleksid selleks valmis. Samal ajal tunnistas Trump ise, et tal pole selle kohta mingeid tõendeid. Tema sõnul usuvad USA, et Iraan võis selles rajatises hoida uraani rikastamise tsentrifuuge. Kuid ta lisas, tsiteerin, meil pole seda kirjetes. Ja ta täpsustas, et isegi kui seal on tsentrifuugid, tsiteerin, see ei tähenda midagi, kuni neil pole tuumamaterjali. Üldiselt on see eksperiment. Eksperdid tõlgendavad neid avaldusi üheselt. Trump ei ole huvitatud relvarahust ja liigub Iraani vastaste rünnakute eskaleerimise suunas, isegi kui tal pole selgeid andmeid selle kohta, kas seal on uraani või mitte. Mis on Kirki mägi, millest praegu räägib Donald Trump? Ametlik nimi Iraanis on Kuhe Galan Gazlan, kuid lääne ajakirjanduses nimetatakse seda sama mäge Pickaxe Mountainiks. Mägi asub lõuna pool uraani rikastamise tehast Natanzis, 3 kilomeetri kaugusel sellest. Ameerika Teaduse ja Rahvusvahelise Julgeoleku Instituudi andmetel on parameetrid järgmised. Mäe kõrgus on 1608 meetrit üle merepinna. Objekt ise asub umbes 100 meetri sügavusel mäe all. Sees on tunnelite ja rajatiste kompleks, mis on otse kaljusse raiutud. Tööd selle mäe sees algasid 2020. aastal.
2021 aastal teatas Iraan, et see on tsentrifuugide kokkupaneku plats, mis asendab sarnast tehast Natanzis, mis hävitati. Plaanitav tootmisvõimsus oli 6000 tsentrifuugi aastas. Pärast USA rünnakuid 3 Iraani tuumarajatistele 2025 aasta juunis, Natanzile, Fordole ja Isfahanile, kiirenesid ehitustööd Kirkimäel. Selle tuvastas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus satelliidipiltide analüüsi põhjal. Nende andmetel on Iraan rajanud kogu objekti ümber turvamüürid ning ehitanud tunnelid läände, itta ja lõunasse. Teaduse ja rahvusvahelise julgeoleku instituut kirjeldab veebruari keskpaiga satelliidipiltide põhjal, kuidas iraanlased valmistusid uuteks õhurünnakuteks. Järgneb tsitaat. Ühe idapoolse tunneli sissepääsu juures on näha, et kivid ja pinnas on nihutatud ja tasandatud tunneli portaali peale. Viimase kuu jooksul lisati sellele tunnelile raudbetoonist tugevdus, et sissepääsu laiendada. See võimaldab lisada täiendavat koormust kivi, pinnase või betooni näol. Instituudi järeldus on järgmine. Need tööd tugevdavad tunnelite portaale ja annavad täiendava kaitse õhulöökide eest. Ehitustööd. Objektil jätkuvad tööd siiani. Ja nüüd võtmeküsimus. USA ei rünnanud Kirkimäge ei eelmise aasta 12-päevase sõja ajal ega ka praeguse 5 kuu pikkuse täiemahulise sõja jooksul. Objekt on nii sügavalt kindlustatud, et seda on raske läbistada isegi kõige võimsamate punkripombidega. Kordan veel kord, ametlike andmete kohaselt on seal sügavus üle 100 meetri ja enamasti on see graniit. Wall Street Journali andmetel ei ole see siiani selge. Kas tsentrifuugide üleviimine Kirku oli katse ehitada sinna uus rikastamistehas või püüdsid iraanlased lihtsalt varjata seadmeid hävitamise eest? Üldiselt on Iraani tuumaprogramm kaetud saladuskattega. 2025 aasta juuni seisuga oli Iraanil umbes 441 kilogrammi 60% rikastatud uraani. Kui seda edasi rikastada relvatasemeni, piisaks sellest mitme tuumalõhkepea valmistamiseks. IAEA peadirektor Rafael Grossi teatas käesoleva aasta 9. märtsil, et agentuuri hinnangul hoitakse umbes 200 kilogrammi Iraani kõrgelt rikastatud uraani endiselt tuumakompleksi sügavates tunnelites Isfahani all. Nüüd kinnitavad eksperdid, et kui vaadata praegust sõjatrendi, siis seisneb USA ülesanne järgmises. Enne peamiste lahingutegevuste lõppu peavad USA ja Iisrael tegema 2 asja. Neutraliseerima, tõepoolest, Kirkimägi tõepoolest neutraliseerida ja konfiskeerida või hävitada kõrgelt rikastatud uraanivarud, et need ei satuks ellu jäänud režiimi elementide, teiste vaenulike riikide või terroristlike proksijõudude kätte. See tähendab, et Kirkimägi tuleb igal juhul rünnata. Nüüd selle teema teise osa juurde, eriti USA maismaa sissetungi kohta. Bloomberg viitab allikatele, kes on aruteludega kursis ja kirjutab, et just praegu osa USA liitlastest Pärsia lahe riikidest pettununa venivasse konflikti kutsuvad Donald Trumpi üles lõpetama venitamine ja asuma jõulisemate sammude juurde, sealhulgas maismaa sissetungini ja võtmetähtsusega naftaterminali hõivamiseni Kharki saarel. Nende ametnike loogika on väga lihtne. Teheran ei tee kunagi järeleandmisi Hormuzi väina küsimuses ilma jõusurve kasutamiseta ja Trump ei võida kunagi seda sõda, mida ta praegu peab. Vaja on kas eskaleerimist või siis peaks Trump juba tunnistama läbikukkumist, lihtsalt lahkuma ja mitte enam piirkonda destabiliseerima. Liitlaste pretensioonid on samuti arusaadavad. Pikaajaline konflikt ilma selge strateegiata võib kesta kuid. Washington õõnestab piirkonna investeerimisatraktiivsust ja hävitab turismisektori. No näiteks kannatavad samad emiraadid väga tugevalt selle tõttu, et Trump on juba peaaegu pool aastat sõda pidanud ja selle lõpp on täiesti arusaamatu. Ehk siis monarhiad ütlevad Trumpile, milline strateegia see on, kuhu me liigume, mida sa üritad saavutada ja mis peamine, kuidas sa üritad seda saavutada. Paljud ametnikud piirkonnas arvavad, et USA-l on vaja eskalatsioonistrateegiat deeskalatsiooni nimel. Nad arvavad, et Washington peab tegema rohkem, sest praegune dünaamika ei sunni Iraani kunagi järeleandmisi tegema. Ei Hormuzi väina ega tuumaprogrammi osas on juba selge, et Iraani igal ööl lihtsalt rakettidega pommitamine ei vii mitte kuhugi. Kuid liitlaste seas puudub üksmeel ja ka see on oluline.
Bloomberg märgib, et kui enne ajutist Ameerika-Iraani kokkulepet juuni keskel olid Araabia riigid ainsad, kes ühiselt kutsusid üles diplomaatiale, siis viimase 2 nädala jooksul on see konsensus täielikult lagunenud. Katar, mis on koos Pakistaniga peamine vahendaja, nõuab viivitamatut deeskaleerimist ja on sõjalise operatsiooni laiendamise vastu. Araabia Ühendemiraadid soovivad, et Euroopa riigid tegeleksid aktiivsemalt laevade läbipääsu tagamisega läbi Hormuzi ning alustaksid miinide eemaldamise missiooni. Ja muide, samal ajal ühines lõpuks ka uus Briti peaminister. Ametlikult lubas ta ameeriklastel kasutada Briti sõjaväebaase Iraani ründamiseks. Aga kõik taandub ikkagi rahale. 21. juuli senati istung on kogu selle loo kõige ilmekam osa. USA kaitseminister Pete Hegseth nimetas selle sõja ametliku maksumuse. Sõda Iraaniga on juba läinud Ameerika Ühendriikidele maksma $37,5 miljardit. Võrdluseks, aprilli lõpus nimetas Pentagon summaks $25 miljardit, mais aga $29 miljardit. Ja nüüd on Donald Trumpi administratsioon, tähelepanu, palunud kongressilt lisaks peaaegu $88 miljardit, millest üle 67 miljardi läheb otse Pentagonile. See kõik on osa Kaitseministeeriumi eelarve ettepanekust $1,5 triljoni ulatuses 2027. eelarveaastaks. Aga tegelik number on ilmselt palju suurem. Ja allikate andmetel ulatub USA kaitseministeeriumi sisemine hinnang kuni $100 miljardi, kui arvestada kahjustatud Ameerika baaside remonti, hävitatud lennukite asendamist ja täielikku laskemoonavarude taastamist. Senaatorite reaktsioon oli karm, seda mõlemalt poolt. Toon siin 2 näidet. Vabariiklane John Kennedy ütles, tsiteerin, me vajame otseseid vastuseid. Me peame leidma viisi, kuidas selgitada Ameerika rahvale, miks me sinna üldse läksime ja kuidas me sealt kavatseme välja tulla. Ja kuidas me samal ajal õõnestame Iraani võimet saada tuumarelva. Demokraat Dick Durbin ütles järgmist. Nad ei suuda selgitada, kuidas seda raha üldse kulutatakse. Ja mis kõige tähtsam, Pete Hegseth ei vastanudki senaatoritele. Mis on selle sõja strateegia ja mida Trump tegelikult saavutada püüab? Senaatorid ütlevad, kuulge, me eraldame selle sõja jaoks $10 miljardeid. Milleks? Mille nimel? Milleks? Kuhu me liigume? Mida me püüame saavutada? Mis on Donald Trumpi selle sõja strateegia? Sest ma tuletan meelde, et veebruaris ütles ta 3-4 nädalat ja kõik saab läbi. 3-4 nädalat ja kõik saab läbi. Iraan kapituleerib, režiim kukub, tuumaprogrammi ei tule. Iraanil ei jää raketivägesid. Iraani proksijõud hävitatakse. Ja ta ütleb, et 3-4 nädalat ja kõik saab valmis. Tuletan meelde, see sõda on kestnud juba 5 kuud ja ükski Trumpi välja kuulutatud eesmärkidest ei ole täidetud. Ja veel esitati Hegsethile ebamugav küsimus. Senaatorid küsisid, miks Donald Trump avalikult ameeriklasi pettis, väites, et USA on selles sõjas juba võitnud. Kui nüüd see sama Trump palub veel $88 miljardit selle sõja jaoks, millest ta, tuletan meelde, juba võitis. Ja nüüd ütlevad senaatorid, kuulge, mida me oma valijatele ütleme? Meie president on rohkem kui 30 korda, vaadanud ameeriklastele silma ja neile valetanud, väites, et me oleme juba võitnud. Ärge muretsege, me oleme juba võitnud. Bensiinihinnad stabiliseeruvad varsti. Näete, need on jälle üle $4 galloni kohta. Kus on stabiliseerumine? Kus on võit? Miks oli vaja ameeriklasi petta? Kas Donald Trump tõesti arvab, et ameeriklased on nii rumal rahvas? Just. Seda ta siis arvas, kui ta välja tuli ja ütles, me võitsime. Ta tõesti arvas, et kõik ümberringi on nii rumalad, et ütlevad, jah, me võitsime. Kuidas sellele nüüd suhtuda? Ja nüüd võtab CNN senati kuulamised kokku nii. Memorandumi läbikukkumine, mis lühiajaliselt peatas sõjategevuse, kitsendas administratsiooni sõjalisi eesmärke ja muutis need sisuliselt tähtajatuks. Kunagi rääkis Trump režiimi vahetusest Iraanis, nüüd pole lihtsalt selget lõppeesmärki. Samal ajal teatas USA kesklaejuhatus, et on lõpetanud 11. järjestikuse öörünnakuid Iraani vastu. Kuveit, Bahrein ja Jordaania teatasid, et nad tõrjuvad Iraani õhurünnakuid. Jeemeni hutid hoiatasid Saudi Araabia laevu, et need hoiduksid Punase mere kasutamisest.
Trump lubab, et kui jumal hoidku huhtid puudutavad Bab el-Mandebi väina, siis nad annavad tugeva löögi. Noh, Iraan on sisuliselt sulgenud laevaliikluse Hormuzi väinas, aga Trump ikka veel ei löö vastu. Mis saab edasi? Donald Trumpil pole sellele küsimusele lihtsalt vastust. Tulemus. Donald Trump kuulutas uueks sihtmärgiks Kirki mäe. Objekt, mis asub 100 meetri sügavusel kalju all, mida ei suudetud tabada ei eelmise aasta 12-päevases sõjas ega ka käesoleva sõja 5 kuu jooksul. Ja mida iraanlased kogu selle aja jooksul täiendavalt betooni ja pinnasega kindlustasid. Samal ajal tunnistab Trump ise, et tal pole tegelikult mingeid tõendeid selle kohta, et seal hoitakse tsentrifuugisid. Liitlased Pärsia lahes survestavad teda maismaa sissetungile ja Harki saare terminali hõivamisele. Aga ühtset rindejoont pole. Katar on vastu. Araabia Ühendemiraadid tahavad juba eurooplasi appi kutsuda, sest näevad, et ameeriklased ei saa hakkama. Sõda on ametlikult juba maksma läinud $37,5 miljardit. Sisemiste hinnangute järgi aga koguni kuni 100 miljardit. 18 Ameerika sõdurit on hukkunud, umbes 500 on saanud haavata ja senaatorid mõlemast parteist ei suutnud senati kuulamistel vastust saada ja nagu teada, tuleb kõigest väljuda. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage kommentaaridesse selle video alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis tuletan meelde, seda saab teha ükskõik millise annetusega. Lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!